Eesti Maastikuarhitektide Liit tunnustab sel aastal Tartu linnavalitsust järjepideva ja hea töö eest avaliku ruumi loomisel. Et see ei paista välja mitte ainult Janseni ja Koidula mälestusväljakul, vaid seal on, sinna hulka kuulub ka Kaarsild, Roosi tänav. Et kõik see annab justkui tunnustust mingist Tartu uuest hingamisest. Kipume rohkem mõtisklema selle peale, kuidas inimesi linna kiiresti tuua või neid siit kiiresti ümber suunata või neid siit kiiresti hoopis ära viia. Ja me ei mõtle enam selle peale, kuivõrd tähtis on siin olemine. Hommikul lasteaeda, kooli, tööle, õhtul tagasi teistpidi. Aga ometigi on vaja ju linnas ka selliseid paiku, kus koos olla, kus kokku saada. Ja ma usun, et just nimelt selline inimmõõtmeline, inimeste vaheline suhtlemine, et see ongi ka kaasaja linnades üha olulisem. Et linnades ikka tehakse avaliku ruumi projekte, aga enamasti on need sellised üksikud, kuskilt välja nopitud väikesed asjad. Aga kui need väikesed asjad asetuvad mingisse süsteemi, siis mõne aja pärast sa näed, kuidas see pilt justkui klaarub ja kõik sellel on olnud mingi mõte ja sellel on nagu tagajärg ja sa lõpuks näed füüsiliselt seda, mida nagu need väikesed projektid kõik koos teinud on. Tartu linn on tõesti niivõrd hoomatav ja kompaktne ja terviklik, et siin on võimalik juba seatud visiooni täielikult ellu viia. Aga paratamatult väga palju sõltub seal inimeste järjepidevusest. Ja nii nagu iga süsteem tegelikult, kui sul üks lüli võib ära kukkuda, kes seda ideed on kandnud siiamaani, siis on päris suur oht, et ka see idee vajub norgu. Ja selles suhtes on ainult tänuväärt, kui meil on nii selliseid järjepidevaid ametnikke kui ka järjepidevaid kodanikke, kes hoiavad elus selle visiooni täitmist. Ja inimesed ja elanikud ise soovivad üha rohkem saavutada ka meie avalikus ruumis teatud kvaliteeti. Sul ei ole vaja võib-olla alati nädalavahetusel linnast maale põgeneda, et mingeid asju saada või et linn oleks nagu nii kohutav, et sa pead siit igal hetkel põgenema. See, mille eest nüüd Tartu selle preemia saab, tegelikult näitab väga hästi, et elamisväärse linna osa on tema väliruum ja maastikuarhitektuur. Et selline meelekindlus ka selle organisatsiooni või omavalitsuse sees on hästi oluline.